Ma vaatame, kui palju me üldse meie ühiskond maksab elektri eest, siis see on umbes 1,6 miljardit eurot. Ja lõpuks loeb ju ikkagi see, mis saab sinna joone alla. Hajutatud tootmisel on väga selge energiajulgeoleku eelis. Tere, head vaatajad! Avameelselt kooselus tuulikutega alustab taas ning täna arutleme selle üle, milline on riigi energeetikaplaan, kui palju sellest siis läheb just taastuvenergiale ning kui kiiresti proovitakse üle minna täielikult taastuvenergiale. Tuulest on meil siin muidugi peamiselt juttu, aga tutvustame ka tänased saatekülalised ära. Kõigepealt siis siit poolt energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt, Liis Helmik, Swedbanki ökonomist. Tere. Ja Mait Palts, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja peadirektor. Tere päevast. Natukene siis provotseerivalt ehk vastandudes ministrile. Kas teie saate aru, milline on riigi energeetika tulevikuplaan? Ma saan nii palju aru, et seda plaani justkui tehakse juba mõnda aega. Mis kahtlemata on hästi oluline, et see oleks ette valmistatud hästi ja energeetika mõjutab meid ju kõiki. On see nii üksikisiku tasandil või ettevõtte tasandil, aga vaieldamatult. See on oluline meie elu korralduse jaoks ja majanduse arengu jaoks veelgi rohkem hästi läbi mõelda. Et kui täna küsimus on see, et kas meie teada selline plaan on olemas või kui hea või halb see on, siis minister saab kindlasti paremini selgitada, aga selline pikem plaan on meie teada koostamisel juba mõnda aega ja peaks kindlasti see aasta meie parima teadmise järgi valmis saama, et sellega kindlasti aega ei ole seda niimoodi pikalt venitada. Aga see, et me räägime just tuuleenergiast, see on näiteks ka panga vaatest tervitatav suund, kuhu riigil minna. Ja, et Swedbank teeb hea meelega Eesti elu paremaks. Me oleme kaasas paljudes nii päikese kui tuule projektides. Oleme aidanud finantseerida suurimaid päikese- ja tuuleparke. Siin Enefit Greeni, Aidu parki ja teisi suuremaid päikeseparke. Ja et pangale meeldib sinna raha panna. Laenu anda vähemalt. No meile meeldivad projektid, kus ka Excel tuleb kokku ja seal me näeme, et need on nii positiivse mõjuga majandusele kui ka majanduslikult mõistlikud projektid. Ja, ma arvan, nii igale investorile, nii pangale kui ükskõik kelle teisele meeldivad sellised projektid tõesti, mis lõpuks kokku tulevad otsaga ja natuke jääb ülegi. Et see on ju see investeerimise mõte seal taga, aga ma arvan, et kui sa küsid seda, et kas see tuule fookus peaks olema just see peamine, siis ma ütleksin tegelikult me peame vaatama oluliselt laiemalt. Tuul kindlasti on oluline komponent, aga me saa ühtegi teist tükki sealt ka ära unustada, sest ma arvan, see võtme küsimus täna on ikkagi see, et peab olema kindluse mõttes ja ka hinna mõttes tõesti mitmekesine, nii tootmise kui salvestamise kontekstis. Et see on hoopis laiem kui ainult öelda, et kas tulevik on tuules, päikeses või tuumas või jumal teab milles veel. Et see miks peab hästi kokku klappima. Ei unusta muidugi ka ministrit ära. See on tore. Muidu, absoluutselt. Sellest energia tulevikust on siin räägitud palju. Miks siis läheb riik just selle taastuvenergia suunas? Miks läheb näiteks põlevkivi aina enam fookusest välja ja nii edasi? Mis küsimused, mis tekitavad siiani ühiskonnas elavat arutelu? See on hästi lihtne ja praktiline põhjus, et see ei ole ainult Eestis niimoodi. Et puhas energia on see, mis toetab majanduse konkurentsivõimet, puhas energia ja puhta energia puhul me siis mõistame tuult, päikest, ka tuumaenergeetika läheb sinna alla. Et ta on ka ühiku hinna poolest maailmas kõige konkurentsivõimelisem. Et just hiljuti tuli välja Bloombergis üks analüüs, mis näitas, et taastuvenergia on jõudnud järgmisse murdepunkti. Väga paljudes riikides üle maailma on taastuvenergia investeering juba väiksema kapitali mahukusega kui söejaama käigus hoidmine. Ehk et
opereerimiskulu söejaamal on suurem kui investeering taastuvenergia siis elektri tootmiseks. Ma olen samamoodi nõus sellega, mida Mait ütles, et see edu võti ikkagi on energiaportfelli mitmekesisus ja kohalike tootmisvõimsuste olemasolu. Et miks meil energia hind on olnud kõrge või elektri hind on ikkagi ennekõike sellest, et meil ei ole olnud piisavalt kohalikku tootmisvõimsust. Eelmine aasta importisime suurusjärk 40%. Vaatasin just täna, hetkel Eesti ekspordib elektrit ja tegelikult meie elektri hind on ka odavam. Kas selle tuuleenergia tulevik võiks isegi mõelda nii kaugele, et kunagi me suudame seda päriselt välja eksportida või päriselt nagu nii suuri plaane ei seda? Saab ikka ja ega kui me oleme seadnud sihiks, et me 2030 on 100% Eesti tarbimismahust võimalik katta siis aasta peale kokku puhta energiaga, siis see on kindlasti realistlik. Nüüd küsimus, et kui kiiresti meil ka see energia tootmisportfell kasvab, sõltub tegelikult ju hästi lihtsustatult 3 asjast, et peab olema investor, kes soovib investeerida, peab olema pank või pangad, kes soovivad rahastada ja peab olema tarbija, kes on nõus selle hinnaga seda elektrit ostma. Nii nagu Liis ütles, et Excel tuleks kokku, et kui selles kolmnurgas mõni tükk ei tööta, siis tuleb vaadata, kuidas ta on võimalik tööle panna ja võib-olla lihtsalt veel üks lühike kommentaar, et kui võtta päikseenergia installeeritud võimsus, et seda meil on juba päris palju, nii et eraldi võetuna, ma arvan, et päikseenergia jaoks täna turg ongi täis, aga kombineerituna ideaalis siis päiksepark, tuulepark, salvestus, et seal on seda arenguruumi kindlasti veel ja ka regionaalselt on meil pigem elektrienergiat puudu üle. Räägime rahast ka, kas näiteks tööstustegijad näevad seda, et nüüd see taastuvenergiale üleminek, mis tõesti riigil plaanis on ja 2030 see peaks realiseeruma 100%, siis kas tööstuse vaatest annab see selle kindluse, et hinnad tulevad alla, elu läheb paremaks, lisaks sellele siis taastuvenergia kasutusele tuleb? No eks ta on natuke komplitseeritum, et nii nagu minister siin ka ütleb, selge, et kui me vaatame seda tootmisüksusest tulevat elektri hinda, siis vaieldamatult taastuvenergia puhul on see tuul, on see päike, sellel hetkel on ta kõige odavam. Seda me ju kõik täna saame lugeda ja näha, kuidas meil on 0 ja miinus hinnad. Aga see on sellest pildist üks osa, üks kolmandik. Küsimus on tegelikult ju hoopis laiem jällegi, et mis komponendid sinna juurde tulevad. Me teame täna väga selgelt seda, et taastuvenergia suurema kasutuselevõtuga tõenäoliselt on vaja investeerida rohkem võrku, on vaja tänases olukorras investeerida rohkem ka sageduse hoidmisse ja ka tegelikult juhitavatesse võimsustesse, salvestusse tõenäoliselt. Ehk neid komponente, mis hakkavad meie elu nii tööstusettevõttel kui jällegi üksiktarbijal samamoodi mõjutama, on oluliselt rohkem. Ja lõpuks loeb ju ikkagi see, mis saab sinna joone alla. Ehk kui need summad erinevad komponendid kokku lüüa, mis ta siis kokku tuleb, kas see siis on odav, kallis, taskukohane, ükskõik kuidas me seda siis nüüd vaatame, aga see on see tegelikult, mis määrab. Ja ma arvan, see peab olema, kui me siin alustasime juttu sellest, et milline see energiakava või plaan on, et see peab olema see eesmärk, mitte lihtsalt see, et teeme palju rohkem taastuvenergiat, aga see alati, siin tuleb mängu kas puhtalt selline insener-tehniline juba komponent väga tugevalt, et kui sul on palju tuuleenergiat või päikeseenergiat, mis on siis juhitamatu
ehk seda inimene ei saa öelda, et noh, nüüd täna puhub nii palju, homme puhub vähem või rohkem, on ju. Et sinna juurde peab tulema ka teine komponent, on see siis sinne salvestus, lühiaegne, pikaaegne või juhitav võimsus. Noh, keegi meist ei ole ju nõus lihtsalt sellega, et elektrit või pirn põleb siis ja süüa saab teha kodus siis, kui tuult või päikest on, et me tahaks justkui seda ikkagi kogu aeg saada. Et see on palju jah, mitmekesisem, aga jah, lõpuks loeb tööstuse jaoks loomulikult see, et mis seal joone all on see lõppnumber. Et loomulikult kõik tahaksime, et energia oleks puhas üldse tegelikult ju. Ma arvan, et jällegi öelda seda, et elekter või energia peab olema puhas, on jällegi selline üks osa, me tegelikult tahame, et meie terve elukeskkond oleks puhas. Et elekter või energia tootmine on ainult üks komponent sellest. Et selles mõttes ei vaidle mitte keegi vastu. Mida puhtam on elukeskkond, seda parem meile kõigile kahtlemata. Aga jah, loomulikult, et lõpuks on küsimus ka see, et mis on nagu mõistlik, mis on ratsionaalne, kui kiiresti mingisuguseid asju teha, et kas ajada, piltlikult öeldes kaev enne kinni, kui uus on valmis tehtud või mitte. Et me keegi ei taha vahepeal olla pimedas või olla olukorras, kus see elektri koguhind on lihtsalt niivõrd kallis, et kuigi ta kaablist tuleb, aga keegi ei osta ei jaksa, seda ka ju ei taha. Andres, ma saan aru, et need samad nimetatud plaanid siin on sisuliselt ka riigil töös, et midagi nendest komponentides unarusse ei jäeta. Ja midagi nendes unarusse ei jäeta, et selles mõttes Mait ütles jälle nagu õiged asjad, et meil on vaja kindlasti juhitavaid võimsusi ja selle jaoks Eleringil on praegu ka hange käimas, vaatame, kui palju huvilisi tuleb ja kui palju siis selle põhjalt saab veel täiendavaid võimsusi juurde luua. Ja senikaua, kuni me ei ole suutnud uusi juhitavaid võimsusi luua, ongi oluline, et põlevkivi elektrijaamad on töökorras, et me saame seda nii kaua kasutada, et keegi ei räägi sellest, et me nüüd ühel hetkel otsustasime, et keerame põlevkivijaamad kinni, eks ole, et päris elus nii ei käi ja ma arvan, see ei ole ka mõistlik, et meil on vaja hoida elektrisüsteem toimivana. Lihtsalt, et põlevkivienergeetika võrreldes teiste valikutega on kallim ja juhitavateks võimsusteks kõige kiiremad kindlasti ongi gaasielektrijaamad. Et ma usun, et sealt ka need järgnevad investeeringud tulevad, samamoodi salvestus, mida tehakse ka praegu päris palju. Ja ma usun, et siis me saame seda energiaportfelliga niimoodi sobivalt kujundada ja siis tõesti, et praegu meil see energiamajanduse arengukava ettevalmistus käib, et selle saat on väga palju juba ju arutatud, tagasisidet saadud ja hetkel me lihtsalt võtsime korraks aja maha, et vaatame sinna uuesti sisse, et me saaksime dokumendi, mis on strateegiana selge, arusaadav ja sobib siis ka turuosalistele ja majandusele ja tarbijatele. Liis, teie pangas näete, et vähemalt ettevõtjate soov sellesse valdkonda panustada on olemas? Ja, aga see kulude tase on oluline, et me tegime hiljuti tööstusettevõtete hulgas uuringu ja sealt tuli välja, et ettevõtte jaoks on konkurentsivõimeline oma hind kõige tähtsam ja kõige selline raskem punkt nende jaoks praegu. Et elekter ei ole iseenesest kulude mõttes ettevõtte jaoks kõige olulisem. Me vaatame statistikat, siis ettevõtte kogukuludest elektri läheb ainult 1%. Aga see tuleb ka sellest, et meil lihtsalt sellised ettevõtted, kes kasutavad palju elektrit, et neid on meil väga vähe. Ja teiselt poolt jälle, et kui meil neid oleks rohkem, et siis me saaks ka kõiki neid kulusid, mida me energeetikas panustame, nii tootmise mõttes kui ka sageduse hoidmise mõttes, et seda me saaksime jagada siis rohkemate ettevõtetega. Meil oleks rohkem kliente, et siis oleks see tooks jälle seda hinda allapoole. Nii et see on jälle see tervikpakett, millest Mait teiega rääkist? Absoluutselt jah, et loomulikult mida rohkem on tarbijaid, seda tõenäolisemalt saab tuua alla näiteks ka võrgutasu. Rohkem me suudame ära jagada
seda komponenti erinevate tarbijate vahel, seda parem. See on jälle see nagu, et kui kes elab oma majas või kes elab nagu korterelamus, et kui katus läheb katki, nagu siis see, kes on üks pere elab ühes majas, siis see peab kogu selle kulu kandma. Aga kui sa elad korterelamus, kus on palju korterid, palju peresid, siis saad selle kulu jagada paljude perede vahel kokku selle odavamaks. Ja üks on kindlasti õige, et loomulikult ega energia, elektri hind üksiku komponendina sõltub muidugi ettevõtte spetsiifikast hästi palju, aga ta ei ole tõenäoliselt number 1, et on erinevaid muid asju, aga kui vaatame tänapäevast tööstusettevõtet, kus palju on erinevat tehnoloogiat, mida me ka ju tegelikult toetame ja räägime ja see on igal juhul tuleviku tööstus on rohkem tehnoloogia intensiivne, energia intensiivne kui inimtööjõu intensiivne, kui ta on olnud varasemalt. Ja see tähendab minu jaoks ikkagi seda, et see kulukomponent tõenäoliselt ettevõtete jaoks tulevikku vaadates kasvab ja muutub oluliseks. Ja tööstusettevõtte jaoks pigem arvan, et ta täna on olulisem kui selline lihtsalt üks olematu protsent kuskil. Ja lisaks sellele, et on ta 1%, 2%, mis iganes, ettevõtte jaoks iga kulu on täna sellises väga keerulises konkurentsitingimustes hästi oluline ja üritatakse optimeerida niivõrd kui vähegi võimalik. Et selles mõttes ei saa kuidagi pisendada seda elektri koguhinna mõju tööstusele. Ja meie probleem on see, et meie põhiturud, et Soome, Rootsi, et seal on see elektri hind suurematele tarbijatele 2, eriti suurtele tarbijatele 3 korda madalam kui Eestis. Et see teeb selle probleemigi suuremaks. Kuna siin saate pealkirjas on ka sõna tuulikud sees, siis ma küsin, et asiga, mis tekitab jätkuvalt inimestes küsimusi, et miks just sinna tuulikutesse nii palju siis raha pannakse ja kas see mitte ei tee hoopis hinda kallimaks, nagu siin on ka igasuguseid jutte liikvel. Andres, kuidas te neid kommenteeriksite? No ma enne ütlesin ka, et päikse siis elektri tootmise turg väga paljude hinnangul ja ma ei tea, siin ma arvan, pank saab ka seda öelda, et kas te täna rahastaksite ainult päikse elektri tootmiseks mõeldud päikseparke. Võib-olla koos salvestusega. No vot täpselt, eks ole. Et kui me vaatame neid suviseid päikselisi ilmu, siis on elektri hind ülimadal, eks ole, võib-olla isegi negatiivne, mis tarbija vaatest on kõik väga tore, aga investori ja panga vaatest punkt, kus keegi ei taha olla ja sellepärast ongi rohkem sihuke kombineerimine siis erinevate tootmisvalikute juures lahenduseks ja tuul on lihtsalt see osa energiapotentsiaalist, mis meil on ka maismaal jätkuvalt alakasutatud, et meil on seda võimalust palju enam ja kui siis need kokkulepped sünnivad, eks ole, et siia kohta võib selle tuulepargi rajada, et siis ma usun, et pangad ka jätkuvalt rahastavad. Eriti hea, kui need on kombineeritud, eks ole, et nii salvestuse kui päikesega ja sealt edasi juba järgmine küsimus on selles, et kui siin ennem oli juttu sihukest suurematest ja mahukamatest elektritarbijatest, et kui suure eelise meile siis sihuke olemasolev tuuleenergeetika juba annaks, et me suudaksime siia ligi meelitada ka suurema elektritarbimismahukusega tarbijaid, et need ainukesed ostumüügitehingud ei toimiks läbi elektribörsi, vaid oleksid tegelikult ka otselepingud, et kui Soomest siin oli jutt või Rootsist või teistest Põhjamaadest, et ega siis väga palju elektrit ostetakse tegelikult mitte börsilt, vaid läbi pikaajaliste lepingute, mis on otse tarbija ja siis tootja vahel ja tegelikult ma usun ka pank, et kui te vaatate rahastusotsuseid, kui seal teises otsas ehk siis tarbijana on olemas krediidikõlbulik klient, kes lubab ära osta mingisuguse koguse sellest elektritoodangust, et see automaatselt muudab ka seda projekti paremini rahastatavaks teie poolt. Ja tegelikult on siin ka rahvusvahelisi uudiseid, kuidas näiteks TikTok otsis endale, kuhu rajada oma andmekeskus ja nad vaatasid seal Põhjamaade turge
ja noh, meile tundub, et seal on kõik asjad on hästi, et seal nemad ekspordivad elektrit, elekter on odav, aga tegelikult kui vaadata seal mingisuguseid konkreetseid piirkondi, siis seal on samamoodi võib-olla elektripuudus, et see konkreetne andmekeskus, et see ei saanud jah vastust riigilt. Aga hinna ta ikkagi toob alla või mitte sellise tavatarbija jaoks? No keskmist hinda ta peaks kindlasti allapoole nihutama, et meil praegu on ju väga palju siis noh, kõrge tipuga hindasid või hinnatippe, mille põhjus on ju enamasti nagu hästi lihtne, et meil lihtsalt sel hetkel ei ole piisavat kohapealset tootmist ja või ei ole piisavalt siis ülekandevõimsust läbi rahvusvaheliste ühenduste, ja noh, kindlasti tuul ja päike ju üksteist täiendavad, et siis kui noh, päike paistab, ju seda tuult on reeglina vähem ja kui päikest ei paista, noh siis päiksest elektrit nii palju ei tule või ei tule üldse, noh tuul ehk puhub rohkem, noh siis osalt ta tuleb kindlasti kaasa, aga noh, ütleme suures jällegi portfelli vaates, et miks me ka näiteks sedasama tuumaenergeetika seadusandlust nüüd oleme välja töötamas, ongi ikkagi selles, et me vajame ka mingit baaskoormust ja tuumaenergeetika kindlasti on üks, mis seda baaskoormust noh, nagu annab ja hind lõpuks kujuneb ikkagi nende erinevate tootmisfaktorite tulemusena, aga kui me suudame siin ikkagi toota enda tarbimise jagu ja need noh, et siis me peaksime saama ka lõpphinna, noh, mis on ka see võrgukomponent, millest siin oli juba juttu, et kui meil on rohkem tarbimist selles samas võrgus, noh, et siis peaks ka see võrgutasude komponent olema võimalik liigutada noh, nagu allapoole. Aga see, et me jõuaksime noh, elektri hinnani, mis on noh, olematu, et noh, siis ei ole investorit ja ei ole panka, kes seda rahastaks. Noh, tarbija on küll, aga ei ole kedagi, noh, nii-öelda seda elektrit ei tule kuskilt. Aga tarbija puhul pangavaatest on ikkagi elekter selline arvestatav osa igakuisest rahakotist? No, kui me vaatame majapidamisi, siis nende kogukuludest läheb elektrile 5%. Noh, see võib nüüd ka noh, saab öelda, et see võib-olla ei ole nüüd nii väga suur, aga noh, paljude inimeste jaoks on see oluline kulu, sest meil on erinevad kulud on kõik tõusnud. Kõik on läinud paljumaks ja siis on raskem, paljudel inimestel on raskem otsaga kokku tulla. Ja see juures keegi ei tahaks, et tuleks järgmist energiakriisi ka? Ja absoluutselt, et noh, sellepärast ongi vaja kohapealset tootmist ja noh, võib-olla energeetika noh, liigub samasugust või sarnast siis radapidi, kui on liikunud arvutusvõimsus. Et noh, kui meenutada, kui palju maksid, ma ei tea, lauaarvutit 10-20 aastat tagasi ja kui suur oli nende arvutusvõimsus, noh siis tänapäevane nutitelefon taskus on, eks ole, kordades võimekam ja noh, nende ühiku kulu on tegelikult tulnud ka ju päikseparkidel, tuuleenergial on tulnud lihtsalt nii palju alla ja sellepärast see ongi noh, nagu osutunud konkurentsivõimeliseks hinna mõttes teiste siis ütleme siis vanamate fossiilsete tootmisviisidega, nii et ma arvan, et see trend on selles mõttes vääramatu, et ka selle rahvusvahelise energiaagentuuri eelmise aasta andmetel 85% uutest elektri tootmisvõimsustest, mis maailmas loodi, olid taastuvenergia. Ja 25% autodest, mida maailmas müüdi, olid elektriautod. Ehk noh, minu silmis see trend on nagu vääramatu. Küsimus on, et kui noh, nagu hästi me ennast selle trendile positsioneerime ja kui kiiresti me suudame ise liikuda, et majandus elektrifitseerub. Kui nüüd tehnoloogia areneb ja me paneme sinna tuuleenergiasse üpris kopsaka investeeringu sisse, siis ma ei tea, kuidas näiteks kaubandustööstuskoja vaatest, kas see tasub ära ennast kohe nii suur eesmärk võtta või hoopis minna niimoodi samm-sammult ja siis otsustada võib-olla hiljem hoopis ümber? No, ma arvan, et kui investeeringu poolt vaadata, siis noh, kui jällegi Excel tuleb kokku, siis on mõistlik ju investeerida võimalikult kiiresti, et ega midagi odavamaks ei lähe. Ja tarbimine kindlasti suureneb. Küsimus on selles, noh, mida siin on ka vaieldud palju, et kui kiiresti ta suureneb või noh, tõenäoliselt eriarvamusi on ka selles, et kui vaadata Eesti tänast sellist
tööstust ja ka nii-öelda hoonefondi ehk siis eraisikute kortermaju, eramuid, et seal tõenäoliselt on ka jällegi teisest küljest palju ruumi selleks, et säästlikumalt majandada, energiat kokku hoida. Et see energiatarbimise kiirus ei pruugi nüüd ka nii optimistlik olla, kui siin mõned inimesed mõnikord on arvanud. Aga igal juhul jah, et investeerimine täna taastuvenergia võimsustesse, kuni see on veel võimalik, sul on ka nagu tarbimispool taga koos salvestusega. Ja täna, kui ettevõtjatega rääkida, siis mulle tundub, et see salvestuspoolt, kui vähegi võimalik, siis üritatakse ikkagi sinna investeerida, sest see on siin mõnede näidete puhul ära tasunud äärmiselt kiiresti ennast. Et kui siin mõned aastad tagasi oli hästi palju näha seda, et pandi päikesepaneele ja selge see, et nüüd siin turg on suhteliselt täis juba, et sinna ei ole palju enam mõtet tõenäoliselt panna, kuigi see tehnoloogia on ju hinna mõttes tulnud väga palju allapoole, kui ta oli 10 aastat tagasi. Aga täna sellist investeeringut ilma salvestuseta teha, ma arvan, ei ole väga enam mõtet. Tehnoloogiliselt muidugi on tulevikku vaadates, ma arvan, suurem küsimärk, et kas salvestus muutub kuidagi ka selliseks pikaajalisemaks, ehk et on võimalik elektrit salvestada kauemaks kui siin maksimum mõni tund. Et see on pigem see koht, kus on, ei ole küll energia nüüd inimene ja insener selles mõttes, et teaks öelda, et kuhu see võib liikuda või mis need suundumused on. Kindlasti neid vastuseid seal hästi palju otsitakse, sest see on selgelt võtmekoht, kuidas tasandada või kuidas siis salvestada odavat elektrit, kui tuul kõvasti puhub, selleks ajaks, kui ta 2 päeva enam ei puhu, ja võib-olla pole ka päikest meie laiuskraadil talvel, et kuidas sellises olukorras ka tuua hind allapoole ja et ei peaks käivitama midagi, mille oma hind on oluliselt suurem. Siin natuke aitab see, et need tuulepargid on erinevates kohtades. Et kuigi Eesti on väike, siis meil tegelikult see tuule tugevus erinevates kohtades on üsna erinev. Ja samamoodi, kui me oleme ühtne võrk siin meie lähiriikidega, siis seal samamoodi. Kui me vaatame statistikat, siis Leedus on päris palju tuuleparke. Vaata, et mõnikord on niimoodi, et seal tuul puhub ja meil ei puhu vastupidi. See on ka tõsi, et meil ju tegelikult, kui pole varem oli rohkem siukest Soome-suunalist elektrikaubandust, et siis praegu ka see lõunasuund, ehk siis kõik see, mis tuleb Euroopast või Kesk-Euroopast siiapoole, Poola, Leedu, Läti, et see omab ka järjest olulisemat rolli ja nii nagu siin korra meil võib-olla käis läbi ka see elektri ekspordi temaatika, et see ei saa olla kindlasti ainuke eesmärk, et me nüüd siin toodame ja siis müüme lihtsalt elektrit, aga ka selle jaoks on ühendused vajalikud, et kui meil juhtumisi juhtub olema rohkem kui teistel, et siis meil on võimalik siit seda toodankut eksportida ja vastupidi. Kui meil omal ei ole, et siis me kuskilt peame selle elektri saama, mitte nii, et kõik peavad hakkama kuskil mingid temperatuure madalamaks keerama. Ja see pikaajaline salvestus, ma arvan, see on ka nagu hästi nagu õige küsimus, et tõesti see akutehnoloogiaga on võimalik meil neid tunde siin võib-olla lõigata, aga natukene pikemaks ajaks, et ma arvan, seal see põhiline keerukus ongi siis finantsinstrumentide leidmises, mis teevad need pikaajalised salvestusprojektid pangale vastuvõetavaks ja rahastatavaks. Aga sellega ka tegeleme. Aga riigi vaatest siis see on kindel, et see pikaajaline investeering tasub ennast ära ja ma ei tea, labad ei lähe 20-30 aastaga selle piltlikult öeldes kasutuskõlbmatuks. Aga neid näiteid meil on ju, iga aastaga läheb ju see faktoloogia või nii-öelda aegrida läheb pikemaks, et me ei pea ju vaatama ainult Eesti kogemust, vaid võtame need riigid, kus tuuleenergiat on toodetud juba ammu enne meid ja need eluiga on kindlasti pikem kui mõnikümmend aastat, et ma lihtsalt juhtusin korra rääkima ABB-ga, kes siis hooldab ka neid tuulikute generaatoreid ja
noh, kui nende tavaline eluiga on 25 aastat, kui seal teha mõningad osade asendused, siis seda saab veel pikendada 15 aasta võrra. Ehk me siis räägime juba 40 aastast ja ütleme, siin nüüd pank võib kinnitada või ümber lükata, aga üldiselt Excel hakkab tööle ka siis, kui seda tagasimakse graafikut venitada pikemaks. Et see rahavoo küsimus on ju tegelikult kõige tähtsam, eks ole, et see projekt suudaks tagastada ja või selle nagu raha tagasi teenida ja ma arvan, oma olemuselt on ju kogu see tuulikute temaatika ta nagu üsna lihtne, eks ole, et sul on post selle otsas on generaator ja kui tuult on, siis ta töötab ja toodab elektrit, ja kui seda korralikult hooldatakse, ja ma ei tea, seda ma ei oska öelda, kui tihti neid labasid tuleb vahetada, neid kindlasti tuleb, aga ütleme, kui me võtame, ma ei tea, põlevkivi elektrijaama, seal tuleb ka aeg-ajalt igasuguseid juppe vahetada ja hooldada ja siis jälle midagi ei tööta, nii et mulle nagu tundub, et see tuuliku värk on olemuslikult palju lihtsam hallatav. No tõsi on. Ja ma tahtsin nende protsentide juurde veel lisaks tuua seda, et võib-olla tundub jah, et 1% ettevõtte kogukuludest on väike summa, aga vaatame, kui palju üldse meie ühiskond maksab elektri eest, siis see on umbes 1,6 miljardit eurot. Et kui me saaksime selle aastas ja ühes aastas, et kui me saaksime selle summa väiksemaks kas või osaliselt siis riigipoolsete toetustega, et siis see toob ühiskonnale kindlasti see neto mõttes positiivne. No tõsi on, et iga asi ikkagi hooldust vajab, nii et päris ilma selleta ei saa. Meil esitasid ka inimesed küsimusi Delfi kommentaariumis ja Facebookis samuti. Ja üks teema natukene haakub selle sama taastuvenergia investeeringutega. Küsitakse, et miks valetatakse, nagu teeks taastuvenergia investeeringud elektritarbija jaoks odavamaks. On ju teada, et Taanis, kus on kõige kõrgem tuuleenergia osakaal, on kõige kallim elekter. No vot, mina ütlen ausalt, et ma ei ole vaatanud, kui palju Taanis elekter maksab, aga nii nagu ma siin alguses viitasin ühele Bloombergi hiljutisele analüüsile, et juba praegu on muutunud siis kapitali investeering taastuvenergia tootmisse, sealhulgas tuuleenergiasse, odavamaks kui fossiilse jaama käitamiskulud. Et selles mõttes see võrrand ikka töötab väga selgelt ühtepidi ja veel kord, et siis peaks seda Taani ja meie hindu või mõne teise riigi või Hollandi hindu kõrvutama, aga ma kahtlustan, et seal on veel 1000 muud tegurit, mis seda mõjutavad. On vist nii, et iga riigi majandust üks ühele teisele riigile päris tuua ei saa? Ma arvan, et ühtegi asja ei saa päris niimoodi kopeerida ja ei ole ka, jah. Taani elektrihinnaga süvitsi tutvunud, aga selge on see, nagu me siin oleme korduvalt öelnud, et üks on see hind, mis tuleb tootmisvõimsusest vahetult välja. Teine on see, mida lõpptarbija maksab, et seal neid tegureid on nii palju, mida tasub, tuleb vaadata paratamatult. See on lõpuks ju see, mida me kõik kinni maksame. Ja nii nagu me räägime tööstustarbijatest, siis riigiti on väga palju erinevat kohtlemist, kus tööstusettevõtted ja eriti energiaintensiivsed tööstused, näiteks taastuvenergia tasu võib-olla üldse ei maksa, maksavad oluliselt vähem kui meie, kus aktsiis neile on väiksem. Sõltub veel ka sellest, et mis valdkonnas need tööstusettevõtted on, et milliseid vabastusi ja soodustusi on tehtud. Et see pilt on palju mitmekesisem, aga valdavalt on Euroopas riigid sellest saanud aru, meie kandis ka, et tööstust tasub selles mõttes meelitada ja toetada kui vähegi võimalik, sest see on see koht, kus sünnib innovatsioon, sünnivad töökohad, kust inimesed saavad sissetuleku. Et ma arvan, meil võib-olla on olnud siin ka on tegelikult ju diskussioone peetud, et kas taastuvenergia tasu võiks olla mingil juhul väiksem, aktsiis väiksem kuskil kohas, veel mingisuguseid komponente, võrgutasu.
et kas seal saaks jällegi suurema tootmisvõimsuse puhul, kui sa pead ka suurema jämedama kaabli piltlikult öeldes vedama sinna kohale, et kas seal võiks olla ka mingisugune soodsama lahenduse põhimõte, et ma arvan, neid kõiki tegelikult tasuks ja peaks vaatama, kui me tahame siia saada uusi investeeringuid kaasaegsesse tööstusesse ja see on, ma rõhutan veel kord, ikkagi üldjuhul energiaintensiivsem kui siiamaani. Üks küsimus kõlab järgmiselt. Tahaks teada, kui lähedale tuulepargile oleksid need eksperdid ja arendajad ise nõus elama asuma ja millise hinnaga energiat nad tarbida seal loodaksid. No teie nüüd ise arendajad ei ole, aga võite siis küsida, et kui lähedale tuulepargile siis oleksite nõus elama minema ja millise hinnaga energiat nad sealt tarbida loodaksid? Või kas olete sellele üldse niimoodi mõelnud? Otse ei ole, aga ütleme, see on ka teatud piirangud, kui lähedale üldse võib nagu elamutest tuuleparki või tuulikuid püstitada, nii et selles mõttes, et kellegi õuele sõna otseses mõttes seda kindlasti teha ei saa, et seal peab ikkagi olema vähemalt kilomeeter, kui ma ei eksi, nagu vahet esiteks, teiseks, ka siis lõpuks selle planeeringu ju kinnitab ka omavalitsus ja ma arvan, ka arendajal ei ole selles mõttes huvi minna kellegi koduõuele ja ma arvan, mis on töötanud ja siin tuua selle sama Saarde valla näite, et kus tegelikult vald on saanud oma eelarvesse aastas 100 000 eurot juurde läbi selle kohaliku kasu või taluvustasu ja ka tegelikult majapidamised, kes seal on lähedal, et ka nendel on tulnud aastas suurusjärk 3000 eurot juurde. Nii et need on juba siuksed seadusest tulenevad siis motivaatorid, aga ma olen kohtunud ka väga paljude arendajatega ja tegelikult ka seesama küsimus, et mis hinnaga siis elektrit võiks seal osta ja on ka arendajaid, kes pakuvad siis kohalikule kogukonnale teise hinnaga pikaajalist elektri või soodsama hinnaga siis pikaajalist elektri ostumüügi võimalust. Nii et ma usun ka need arendajad vaatavad erinevaid võimalusi, kuidas jõuda kokkuleppele kohaliku kogukonnaga. Ja see kõik on õige, kui kohalikul kogukonnal on küsimused nendel inimestel, kes seal päriselt elavad, siis nendele küsimustele tulebki need vastused anda ja me siit ministeeriumi poolt aitame ka nende vastuste kokkupanekuga ja selgitamisega kaasa ja on olemas ka 1247 infotelefon, kus võib samamoodi kõikide tuulikute kohta küsimusi küsida. Need inimesed on seal, omavad vastuseid, kui igale küsimusele vastust ei ole, siis nad teavad, kus seda küsida ja saavad tagasi helistada. No siit võib siis kohe jätkata sellise majandusküsimuse, et miks plaanitakse tuuleenergiat subsideerida, miks tuuleenergia ei saa turumajanduses ise hakkama? No kui me praegu võtame selle vähempakkumise maismaa siis taastuvenergiale, mida me ette valmistame, et seal on alati võimalik pakkuda ka ju nullhinda. Et kui keegi on valmis tegema 100% vastu turgu või on tal teisel pool näiteks keegi, kes ka panga jaoks on sobiv osapool, et ta ostab mingi piisav koguse sellest toodangust ära, et siis võib pakkuda ka ju nulli, aga need toetused praegu on ikkagi, mis on mõeldud laena, on palju madalavad, et siin kuni 20 eurot megavatti või megavatti tunni kohta, nii et selles mõttes kui me soovime, et meil areneks kiiremini tootmisvõimekus Eestis, et siis natukene seda toetada, nii nagu tegelikult ka Mait ütles, eks ole, et ei ole ju vale asi, mida teha või ütlesid sina, Liis, seda, ma ei mäleta 11. No selles mõttes, et see positiivne mõju ühiskonnale ja majandusele, see tuleb suurem kui see toetus. Nii et nii otseselt ei saagi küsida, et kas või miks ei saa see turumajanduses ise hakkama? Ma arvan, et see küsimus on õige, aga ma tahan veel kord seda Liisi väidet toetada, et me sageli räägime ainult sellest nagu ühest komponendist võrrandis, et me
peame käima nii palju raha välja, aga see, et me tervikuna, ühiskonnana saame rohkem töökohti, konkurentsivõimelisema elektri hinna, et need kõik, ma arvan, see koosmõju on see, mis loeb. Kui me vaatame teisi riike, et siis Lätis need tuuleparkide projektid ei lenda nii hästi. Sellepärast, et seal ei ole seal riigipoolset motivaatorit. Ja Leedu samas on vist palju rohkem ees selles teemas, kuna seal on valitsuse tugi suurem. Julgeoleku kohta on ka üks küsimus ja kuna seda seostatakse ka tihtipeale, et taastuvenergial on oma roll ka julgeolekus, siis on küsimus, et kus on see julgeolek siis, kui päike ei paista ja tuul ei puhu? No sellepärast meil ongi lisaks taastuvenergia võimsustele vajalikke juhitavaid võimsusi, et ükskõik, kas me räägime siis nii kaua, kui meil teisi ei ole, et põlevkivijaamade nagu valmisoleku hoidmisest. Sellepärast on meil vaja pikas perspektiivis ka või pikemas ettevaates ka tuumaenergeetikat, selle jaoks on meil vaja välisühendusi ja olles just äsja Ukrainast tulnud eelmise nädala alguses, siis üks õpitund Ukrainast on ka see, et hajutatud tootmisel on väga selge energiajulgeoleku eelis, et neid tahke on seal väga palju. Nii et taastuvenergial oma roll julgeolekus on? Kindlasti. Kõik nõus? Energeetikal üldse, see on ju kõigilegi selge, et on see taastuvenergeetika midagi muud, ma arvan, et siin jällegi suhteliselt selline tehnoloogia neutraalne vastus, et energia peab olema kättesaadav, ilma selleta miski tänapäeval ei toimi. Et nii nagu siin minister ütleb, et kõike on vaja, ühendusi väga selgelt, ma arvan, siin tasub kindlasti vaadata, kas on võimalik kiirendada mingisuguseid protsesse, et me kaableid ehitaks vähemalt kiiresti ühe juurde põhja poole ja ilmselt ka lõuna poole ja miks mitte ka kaaluda Rootsi suunda. Et ma arvan, see on ka väga selge selline julgeoleku küsimus, aga lõpuks ikkagi, et meil oleks ka selline enda tootmisvõimekus minimaalsel tasemel olemas või rahuldaval tasemel olemas. Et me ei saa alati, nagu me siin viimased 10 aastat oleme toetunud sellele, et küll me saame siis mujalt juurde. Aga kui ei saa, kui mujal on ka defitsiit ja kaabel läheb katki või juhtub midagi muud, või keerab selle lihtsalt kraani kinni. Et siis peab julgeoleku aspektist tulenevalt meil endal olema see võimekus ikkagi hakkama saada. Kui tohib, ma ütleks lihtsalt juurde selles energiajulgeoleku võtmest, et ka kriitilise taristu kaitse, rääkides nii elektri kui ka tegelikult sidetaristust, et see on üks teema, mida siin nüüd Läänemere äälsed riigid me oleme nagu väga tõsiselt võtnud, et on alla kirjutatud üks koostöömemorandum ja me tegelikult koos Läti, Leedu ja Poola kolleegidega oleme teinud ka Euroopa energiaministritele ettepaneku, et siit just võtta nagu konkreetsed tegevused, et mida me saame teha kriitilise energiataristu kaitseks. Ja see ei puuduta ainult füüsilist turvalisust, see puudutab kindlasti ka küberi poolt, nii et siin on tööpõld on lai ja see on nagu ülioluline, et me suudame seda energiajulgeolekut ka selle kaitsevaates tagada. Lõpetuseks, kuna meie saateaeg on kohe otsas, võtaks selline hästi lühidalt. 2030 peaks olema me 100% taastuvenergia peal. Aga kui te enda jaoks sõnastaksite selle kuidagi 1-2 lausega, siis mis on see, mis Eesti peaks tegema ära energeetikas selle järgmise 5 aasta jooksul? Investeeringud uutesse tootmisvõimsustesse, et ilma selleta ei ole meil võimalik saavutada olukorda, kus me katame oma enda energiavajadused oma tootmisega. No ma ütleks, et võib-olla see 5 aastat on isegi nüüd pikk vaade, et siin tegelikult me oleme piisavalt kaua ikkagi oodanud ja planeerinud ja teinud asju, et ma arvan, üks on see, kust me alustasime, et võimalikult kiiresti leppida kokku
nii majanduslikult mõistlik, ratsionaalne ja ka tehniliselt läbi kaalutud ja teostatav energiamajanduse arenguplaan, mille järgi saaks hakata, annaks ettevõtjatele kindluse, samamoodi pankadele ja investoritele ja ka riigi vaates oleks selge plaan, et mida me nüüd siis tegema peaksime hakkama, kuhu suunda nagu liikuma. See, ma arvan, et siin ei ole nagu aega. See peaks saama ikkagi võimalikult ruttu. Selle aastaga saab valmis. Selle aastaga, igal juhul. Aga ma rõhutan seda, et ta peab olema majanduslikult ratsionaalne ja tehniliselt ka nagu läbimõeldud ja kalkuleeritud ja teostatav, et on see nii see tasakaal, et palju juhitavaid, palju siis juhitamatuid, palju salvestust, mis on mõistlik ja realistlik ja hinda arvestav. Et selle plaani peab saama selle aasta jooksul igal juhul paika ja siis loomulikult on seal järgnevad kiired investeerimisotsused ja vaadata ikkagi ka, ma saan aru, et see on ka selle aasta plaanis, et kõik, mis puudutab erinevaid planeeringuid ja seda, et kui investor tahab tulla ja pank on ka valmis rahastama, et see ei jääks toppama nüüd mingisuguste bürokraatlike nõuete taha, et see on meie kõigi ühine huvi tegelikult, et kui on plaan selge, investeerida soovitakse, siis tuleb need kiiresti ellu viia. Aeg on siin ka kahtlemata nagu märksõna. Liis, lõpusõnad. Ja ma tahtsin ka rääkida sellest energiamajanduse arengukavast, et sellega oleks vaja kiiremini edasi liikuda, et me oleme nüüd juba rääkinud ja arutanud küll, et nüüd on vaja edasi tegutseda. Rääkisime ja arutasime täna siin ka. Suur tänu teile täna stuudiosse tulemast. Suur tänu ka vaatajatele. Räägime ja arutame veel ja loodetavasti siis tulevad järgmised sammud kiiresti, nii nagu öeldud. Suur tänu vaatamast.